algasin ühel hetkel küsimusega, mida keegi ei taha küsida. Kelle peale ma päriselt loodan, kui miski ei tööta? Sest garantiisid ei ole, neid ei ole kunagi olnud. On olnud ainult harjumus uskuda, et keegi tuleb ja teeb korda. Riik peab, süsteem peab, keegi peab vastuda. Aga harva küsime, kas mina suudan seista, kui keegi ei pea. Stoikud ütlesid vaikselt ilma loosungita. Ära looda sellele, mida sa ei kontrolli, näihta sellele, mis on sinu käes. Sest kui ma annan oma vastutuse ära, siis ma annan ära ka oma väärikuse. Ja siis ma imestan, miks ma tunnen end väiksena. Ma näen, kuidas inimesed elavad uudiste rütmis. Hirm hommikul, viha lõunal, lootus õhtul ja mitte ükski neist ei ole nende oma. Telekas ei mõtle minu eest, ajaleht ei vastuta minu elu eest. Aga kui ma lasen neil diktaadi teha, siis ma ei kasuta enam oma pead. Ja inimene, kes ei kasuta oma mõistust, hakkab kasutama emotsiooni ja emotsioon otsib süüdlast. Siit sünnib vägivald, siit sünnib vihkamine, siit sünnib vajadus karjuda, sest mõelda on raske. Aga vägivald ei lahenda midagi, ta ainult annab pingele uue vormi ja ropendamine ei tee tõde tugevamaks, ta teeb valu valjemaks. Tõeline jõud ei ole plahvatus, tõeline jõud on pidur. See hetk, kus inimene ütleb, siin ma jään inimeseks. Stoiline elu ei ole külm, ta on selge, ta ütleb, ma ei vali oma aega, aga ma valin oma vastuse. Kui abi tuleb, olen tänulik, kui abi ei tule, olen valmis. See on vabadus, mitte uhkus. Ma ei ütle, ära looda kellelegi. Ma ütlen, ära ehita oma elu lootusele, mis ei ole sinu käes. Sest kui riik ei saa aidata, siis ei ole see reetmine. See on reaalsus ja reaalsus ei küsi, kas ma olen harjunud mugavusega. Küsimus ei ole, kas ajad lähevad raskeks. Küsimus on, kas ma olen harjutanud vastutust enne, kui nad lähevad. Eetika ei ole luksus, moraal ei ole penasi. Need on tööriistad, mis hoiavad mind koos, kui surve kasvab. Kui ma juba hedel aegadel olen isekas, siis halbadel aegadel olen ohtlik. Kui ma juba hedel aegadel valetan endale, siis halbadel aegadel kaon. Aga kui ma harjutan selgust, distsipliini, vaikset jõudu, siis ma ei murdu, kui keegi ei tule. Ma ei vaja vägivalda, tatun tugema ja karjumist, et olla kuulda. Ma vajan selgroogu, mis ei murdu uudistega. Sest maailm ei vaja rohkem vihaseid inimesi. Maailm vajab inimesi, kes ei kaota pealt või kõik kaotavad. Kui ma vastutan enda eest, siis ma ei ole üksi, ma olen kandev. Ja kandev inimene on alati oht vale. Ma ei ela pimesi, ma ei oota imet. Ma harjutan olemist selliseks, kes saab hakkama kaasist kui Kenny-Kitchiko. Ai kyllä sitä entäs mä ihan laagasta tuntaan perusada ma parapeda. Ma närisit mut tegi ju tuga sinu veristada. Sa ei ole hitsivu, sa ei näide se innesta. Sest kostitus ei ole kooren naumamis. Ja see vabadus